tänast Poola vlogi. Ise ka me ei tea, mis sellest vlogist välja tuleb. sest et me ei tea, aga me oleme juba Valgas. Muidu iseenesest meil pidi olema peatus Pauska. Aga kuna ma olen nii väike põis ja ma olen nii ärev, siis me suht tihti hakkame pissipeatusi tegema. Aga kokku on muidu meil sõita veel 827 kilomeetrit, 9 tundi. Tore on ju. Et siis praegu on lihtsalt tuim autosõit, mitte midagi muud. Koha peal me siis vaatame, kuidas me teeme. Lähme muidu homme Euroopa kõige suurimasse veeparki. Ma küll ei tea, kuidas mina seal hakkan tegema, ma vist pean ennast rahustit täis toppima enne seda. Ja siis me oleme loomaaeda ka. Need on nagu kõige suuremad. Ja siis läheme turu peale ka odavaid riideid või midagi. Tuleb siuke sepaturu vibe, kes on Tartus olnud need. Sepaturg on siiamaani, aga ta on suht siuke. Ei ole see, mis oli kunagi. See suur sepaturg, suur saal. Nüüd on seal hinnapomm. Aga jah. Ja mis veel ma räägin? Ma lõin oma peatrennis ära esmaspäeval. Siia kohta ja siia. Sitaks valusin. Eile mul pea niimoodi valutas, et ma ei suutnud silmi lahti hoida. Otse vaadata oli ülimalt raske mul. Ja siis täna kiiruga suutsin veel siia ära lüüa veel ühe korra. Kas ma olen proff? Ma tean, ma olen proff selles. Ja. Aga nüüd me siis sõidame. Hakkan nokot jooma. Ja vaatame, mis meile see pikk tee toob. Aga me võtame kaasa teid lahkelt. Imeline, vaadake. Nii imeline. Imeline. Ma ei tea, mulle öeldi, et ma teeks videot. Palun. Vaadake. Oleme ummikus. Nii ilus. Nii ilus vä? Eestimaa on nii ilus. Ma olen Eestis, ei ole Eestis, me oleme Lätis. Me oleme Pauskas. Kannatame selle ummiku ära ja siis ma saan rääkida, mis siis vahepeal toimus. Nii, me jõudsime Leetu. Issand jumal, siin on nii põleb, siin on nii umbne, siin on nii vastik. Ja me ei tea, me nüüd lähme kuhugi mingisugusesse poodi. Siin on ka hotellina, saad sinna ennast lõppi ostma. Ahah, okei. Ma ei tea, mingi pudi-padi poodi vist olime. Me vaatame siin ringi. Aga pumpa ei leia siit kusagil. Kuule, mul on stressipalli vaja. Piirna tahab ka kindlasti. Oota. See on täiega lahe. Vaadake. Palju see maksab? Aga me siin toimetame. Palju see näed? See on suur puterskussi on palju. Nii, me käisime seal poes ära. Ma sain endale sellise stressi asja. Seda ma saan mudida nüüd. Nüüd räägiks selle stressi asja kohta. Et mul on mingi räige ärevus ja paanikahoog. Sellepärast, et ma olen kusagil võõras kohas. Siin on nii palju, siin on nii tihe liiklus, mis on minu jaoks nagu täielik fucked up. Ja ma olen suht palju rahustit võtnud selle jaoks, et üldse eksisteerida siin kõrval sellel istmel. Praegu me sõidame vist, kuhu poole me sõidame Kaunase poole? Ja Kaunase poole. Meil on veel jäänud 571 kilomeetrit. Meil ei ole isegi pool veel ära sõidet. No varsti on pool. Et siuke, ma ei tea, ma ei arvanud seda, et mul niimoodi lööb. Tegelikult samas pühapäeval, kui ma olin Piirissaarel, issand jumal,
Wranglil käisin, siis mul hakkas sealt siuke paanikahoog ärevusega, et ma mõtlesin, et ma hüppan üle parda. Ma ei tea, mis värk on. Viimasel ajal on see just siuke asi. Ei tea. Praegu tundub nagu pigem, et ma rahunesin, aga samas pinge on ikkagi sees. Väga hästi, ma olen mudin oma otsa. Ma lähen mudin seda ja proovin rahuneda. Teen veits update'i. Mul on päris pask olla või nagu süda taob. Ma tahtsin võtta valitooli. Mul on tavaliselt alati kotis olemas valitool. Alati. Ja seda ei ole kotis. Saate aru, täiesti pekkis. Et see ravi, mida ma võtsin Precapaliin, see nagu mina ei tea. Praegu ei võta seda maha. Aga ma kirjutasin chatile, et mis nagu toimub, sest et see on, Wranglil oli sama, ja see on päris siuke, ma ei tea, uus tunne. Aga ta ütles seda, et see viitab sellele, et pikad autosõidud, kodust kaugenemine või tunne, et sa ei saa olukorda kontrollida, võivad sinu närvisüsteemi käivitada isegi siis, kui sa teadlikult ei tunne hirmu. Selline reaktsioon ei ole haruldane. Ja Precapaliini kohta on see, et ühesõnaga ma võtsin seda piisavalt, siis pigem mitte võtta juurde. Ja Precapaliini toime ei pruugi saabuda kohe ning suurem annus võib teha sind uniseks, uimaseks ja mõjutada reaktsiooni kiirust, mida ta ka teeb. Vot. Aga normaalne. Vot, et jah, ma ei tea, suke tore asi. Vaat ma pean midagi filmima vist. Vaadake, sõbrad. Vaadake nüüd. Mind paluti filmida kompaini. Raudselt see mees mõtles, et mida perset. Mingi lollakad. Vot, ja see pask, mis me ossime, see on nii mõttetu. Lihtsalt mõttetu. Need jublad, mis siin on, need tulevad küljest ära. Ja siis ma ei saa. Fuck, juba tuli. Aga mis siin veel üks asi on? Siin on kiiruse piirang, on ju? Keskmise kiiruse ala. Ja meil on päriselt siuke tunne, jäämegi siia tee peale. Tegelikult tahaks kiiremini poolesse saada, siis võib-olla äkki mul see ärevus läheb vähemaks. Et ma näen ära, et see on nagu okei koht ja mul on seal turvaline olla. Täitsa perses, mõtlen. Mul ei ole mitte kunagi siukest asja nagu olnud. Ma ei saa aru, mis toimub. Ma ei tea, kas ma jõudsin mainida, aga me ei võtnud pumpa kaasa, et seda pumbata enda madratsid. Nice. Ja siis nüüd me oleme siin Kaunase depos. Otsime siin väga suures valikus enda pumpa. Et ma ei tea, õudne. Meil on veel mingi pool teed minna. Et ma ei tea. Ma ei jonni, aga ma jonnin ikka. Pumba! Nii. Me saame pumba. Elektrilise pumba saime. Ja siis vähemalt me saame täna öösel magada autos ja madratsiga. Muidu lihtsalt meie esimene öö, ma mäletan Saaremaal oli niimoodi, et me magasime tühja madratsi peal. Just midagi muud üle ei jäänud. Sest seal oli mingi jama oli. Vot ja nüüd me oleme edasi täitsa perses, kui palav on. Siin ei ole õhku, tahaks autosse lihtsalt. Teate sõbrad, ma käisin Mäkkis. Ma olen põhimõtteliselt kuu aega söönud tervislikult. Ja siis see Mäkk oli nagu
aga nüüd me tangime autot ja me oleme Poolas juba, hakkame sõitma siis Varssavi suunas. Tere hommikust, Eestimaa eile me ei filminud juba lõpus, sest me olime tõesti nagu nii väsinud. Siis hakkas mingi tujutsemine pihta ja ega ei olnud nagu võtet. Aga me olime väga heal parklal, mis on mingi mopp on ja soovitan, kui lähete Poola on ja siis otsige mopp parkla, kus on siis vets ja kõik muu. Meil oli nagu lisaks tankla ja siis kafeteeriaga, kus me saime Mac oli ka ja saate aru, Mac on kell 12 öödel oli jumala puupisti täis. Mingi kusagil magistraalil üldse nagu me ei saanud aru, miks. Aga siin on see ka veel hea, et vähemalt turvaline, et see politsei patrullib 24/7. Et see on hea. Suke mõnus. Aga nüüd, kuna järgmise asja, mis me unustasime, on minu ujumisriided, sest et me läheme tuurimas veeparki, siis mul on vaja osta. Ehk siis praegu lähme käime, kell on 9 hommikul. Me sõidame siit oma selle ööbimiskohast nüüd Varssavisse lõplikult, ehk siis see on mingi 30 kilti Varssavisse. Ja siis me vaatame jooksvalt, mida me teeme. Ilmselt me ei tea, kas me võtame kaamera veeparki kaasa või? No ühesõnaga me vaatame, mõtleme selle peale, arutame. Meil on peaasi see, et me ära ei kaotaks selle kaamera kusagil. Ära ei uppuda, selles suhtes, kui ta uppub ära, siis ta ei saagi ära uppuda. Sest ta on veekindel. Löögikindel on ka, ma tean, kukkus üle. Võt niimoodi on ketud on täis. Kusjuures ülimalt tormi hinnad on minu meelest. Me kuidagi saime vist 23 euroga on ja 23 või 26 või. Midagi sihukast me saime ühesõnaga kõhud täis täiega. Instagramis oli ka see pilt. No teie niikuinii näete juba siis, kui seda ei ole seal. Ma mõtlengi, et ma vist pean võib-olla äkki mingi videolõigu tegema selle kohta, et täna vlogi ei tule YouTube'is, sest täna on neljapäev. Et oleks nagu viisakas, sest ma ei tea, kas kõike seda community't vaatavad, kasutavad seda ei tea. Aga meil on selline see. Me olime nii laisad, et me ei viitsinud lihtsalt istmeid asju kokku panna. Sest et milleks? Eks me sõidame vaikselt Varssavisse ja ei vaata, mis see päev toob meile. Ja nagu alati haigutamine. Pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne. Issand jumal, ma pean uuesti tegema ja me läheme nüüd siin Tagos on ja siin on mega palju rahvast. Mega palju. Ja see oli mingi 60 kiltsa ikkagi eemal sellest Varssavist. Ja lähme nüüd vaatame, mis saab siin. Me ei tea, me vaatame, kas me ka saame kaamerat kasutada või mitte. Ja palju üldse. Sest et me võtame päevapileti, et juurde ikkagi kõik asjad ära vaadata ja ära tehtud. Vaata, niimoodi hästi, aga me lähme ja ma ei tea, kas me näeme klippe edasi või mitte. Oh my god, kui ilus siin fucking on. See on soe. Oh my god. Oh my fucking god. Appikallis, siin on ilus. Siin on ilus, oota kaamera natukene märg. Issand, nii lahe. Oh my god. Siin ma saan ju pilti teha ju. Teoreetiliselt saa. Mis on? Aga sellega võrreldagi. Nii, me tulime baari. Me mõtlesime, et me teeme, meil on niikuinii päevapilet võetud, et teeme väiksed ringid enne. Ja siis lähme
tegutseme. Et ega rohkem me nagu ei võta. Et jah, aga siin on nagu nii ilus. Aitäh sulle, Kallis, et sa mund siia tõid. Nii lahe. Mu ärevus, see, mis ma eile ärevuses olin, see oli nagu ikka seda väärt. Ma ütlen, et see oli seda väärt. Nii et jah. Meil sai seal pargis ära käidud, me olime kokku 5 tundi seal ja mina ei tea, ma ütleks seda, et ülilahe park, ainult see relaksisoon, kus on 16+, kus ei ole lapsi. Seal, kus lapsed on, see on metsik koht. See on väga õudne ja kuna ma olen selline, kes ei armasta väga selliste laste karjumist ja sükast, siis minu jaoks on see eriti hull. See on ka üks põhjustus, miks ma pigem lapsi ei tahaks. Võt. Jah. Aga me saime maru hea summale elukaaslasega. Pärast pool arvutasime. Ja siis saime teada, et me saime 41 euro eest. Nagu 41 euro eest. Sest me hommikul saime suurema sellega rohkem. Aga me nüüd otsime... seal taga on. Otsime enda autot. Saime sellise laheda pildiga. Eks me ikka käisin paar korda elukaaslasega. Sest ta tahtis. Aga nüüd me lähme torni kuhugi. Järgmisse homofoobia kohta. Johei! Teate, mis ma jään oma elukaaslast täiega närvi sellega, et süüa saab täna või? Tuleb nii ketasse. Ma nagu otse nii lähed see. Ühesõnaga, mul on vaja nagu megalt või noh, ma olen kõht tühi. Ma ei saa midagi teha. See kaalust alla võtmine, kõik need asjad on ju, siis seal on vaja süüa. Ja kuna ma olen tegelikult päris palju liikunud ja teinud. Teate, mitu korda me trepist üles läksin, mitu korrust me kokku kõndisime. Üks kuni mitu. No, ma arvan 10 äkki rohkem isegi. Ikka rohkem. Oot, et süüa tahaks, aga tuleb närvi mu peale. Ja siis tuleb närvi, kui ma niimoodi ka teen. Aga me tiksume siin ummikus. Nii lahe. Aga süüa tahaks ikka, nii et ma ei tea, kas me täna sööma viiakse kuhugi. Ma vist pean nälgima. Okei, päriselt. Kas me külmiku panime taha või? Normaalne. Nice. No me oleme külmikus ka kodujuustu ja veel midagi. Lahe. Lennuk läheb. Davai. Tahtsime minna siia kuradi pilvelõhkuesse, aga täna on täiesti sold out. Seega me ei saa siia. Ja ma ei tea. Pakkides ka küll saab. Toriseb vanamees, toriseb. Jumal, jah. Aga vaadake, mis on see? Aga ma ei tea, mis edasi saab. Ma ei tea, ei kujutatagi.
kuule, äkki lähme jalutame siis või? no selle koha peal ma küll ei pargi praegu. Jah. Ok, me vaatame, mõtleme, mis me teeme. Me tulime rongijaama. Päris lähe. Kas lähme alla ka või? Kus sa tahad minna? Ma ei tea, lähme sealt poolt äkki selle minema. Ok. Või lähme sealt eskalaator tööl. Hirm. Jah, mu elukaaslane on laisk. Mida vähem liikuda, seda parem on tema jaoks. Kuigi tegelikult ei ole. Tal oleks aeg liikuma hakata. Iga päev 500 kilomeetrit. Olen mael, olen küll, seda on minuga ka eel. Ja, vot selline meil on temaga. Armastus. Näe, seal on ka rong. Tuli just, enam ei olnud ju. Aga me sinnapoole ei vaatanud. Ma ei tea, mis me siin teeme, aga hirmsasti oli vaja vaatama tulla, nii et me siis siin vaatame ka. Siin on äkki kohe tulemas. Mulle nii meeldivad. Kuule, sa vaatad ära mine sinna. Mida? Miski neegi, mis rööbaste peale lükka. Lähme lõpus ülesse. Mis asja? Miski neegi, kes rööbaste peale lükka, kui rong tuleb. Nad on sellised imelikud ju. Issand jumal, küll ärge kuulake seda, mida ta räägib nagu päriselt. Ta on mul siuke, ta on veidrik. Ta on päriselt. Punts. Ta on veidrik. See on normaalne selles suhtes, et see sinna saatmine on sidesõna meil juba. Ok, ärme lahka meie armsad suhet. Huvitav, kas me näeme välja nagu turistid või? Ma arvan, et ikka näeb. Jumal küll, ma usun, et teil on marru huvitav ja on ja. Ma ei tea, ma loodan, et kuulda on vähemalt midagi. Aga rong vist liigub. Uks on lahti praegu jää. Jaa. Paneb ikka kinni. See on äkki vaata viimase rongi see hüppamine või midagi. Sõitski minema. No ma ei tea, lähme või? Kuule, me vist hakkamegi siin igalt perroonilt kõndima nii kaua, kui poiss saab enda isu täis. Pärast poole lähme lennukeid ka vaatama. Aga kui lähmegi lennujaama ära? Lennukeid vaatama ja siis vaadake, siin on praegu rongid on ja pärast poole lennukid. Aga homme tee peal on kopad. Hästi, aga lähme ka inimesed minema. Ma hoian kõiki oma asju enda käes, sest et või teab, kui kõik võtab ära. Aine. Me vargust ei taha. Et jah. Te raudselt mõtlete, miks ma alati videoklipus naeratan lõpus. Mul ei ole mitte midagi muud teha lihtsalt. Täpselt ma teengi niimoodi. Jah. See on nagu siuke okei, bye. Ja, nii et ärge arvake, ma ei ole imelik, päris ma ei ole imelik. Me nüüd tulime kuhugi kaubanduskeskus. No ma ei tea, ala kaubanduskeskus on see. Pean. Võt. Lähme ostame esiteks juua. Meil on vett vaja, sest et meil on 24 tunniga läinud 6 korda 1,5. Päris küll matemaatika just kõige parem praegu 10, 9 liitrit. Aga noh, see on päris palju. Aga eks siin on päris palav ka. Ma ootan, kuna mu vana mehike tuleb, tal siin on lihtsalt hästi lähedal see. Näed, seal on lennuk. Ja, ta vaatab oma lennukeid asju. Vot, niimoodi. Ühesõnaga me lähme vaatame kohe, kus me lähme või mis me teeme või isa natukene aru, kuidas siis ringi käimine on. Käisime poes ära,
kuna tegelikult vlogi kaameral hakkab aku tühjaks saama ka, siis ega ma praegu palju ei saa, sest meil on järjekord Type-C laadija et ma ei tea, ma loodan Typhoon on ühe ära pesa selle pärast. no võib-olla me leiame selle teise juhtme seal pasahunniku sees tagant. Ja käisime siis Cash & Carry poes, siis käisime veel mingi Dealsi poes ja siis ma mõtlesin, et ma vanemal lapsega teen sellise laheda vlogi, kus me siis proovime Poolast uusi asju, mida meil siis Eestis nagu ei ole. Mis tundub väga huvitav, ma arvan, et ta on sellest väga võimustuses. Ja siis praegu me sõidame ööbimiskohta. Ma saan Subway'd, ma sain kusjuures seda ka jätist, aga saab Subway'd ja siis ma saan magama minna. Ja sellepärast, et ma nagu aru saan, et meil on hommikul päris vara äratus ja et niimoodi. Aga näeme juba hommikul. Ja meil tuleb homme pikk siit ees. Heidi, miks ma üldse ma ei tea, kuidas me selle üle elama, aga mida varem me saame Varssavist liikuma hakata, seda kiiremini me jõuame koju, sest et me ikkagi tegelikult panustame vist selle peale, et jõuaksime mitte pimedas koju, sest et pimedas on raske ikkagi sõita. Isegi minul eile oli nagu päris raske kõrvalistujana olla. Mõtle. Aga ma olen edasi kaarti lugeja siis. Jälle umbes. Tere vara hommikut. Issand jumal. Meil saab vihma. Nii funny. Ja ma näen päris halb väljast. Ma magasin päris sitasti. Mul miski pärast kõhulihased valutavad. Ma ei tea, miks. Ma ei kujuta ettegi. Aga me ei ole söönud midagi. Ega midagi hukast pakkisime asjad kokku ja liigume sinna turule. Ja vaatame, mis me sealt saame. Ma arvan, et lähme teeme enne hommikusöögi ära. Ja siis lähme turu peale vaatama, sest et ma ei kavatse tühja kõhuga minna vaatama. See on mõttetu. Sest et siis ma olen pahane ja kuri ja mis iganes. Vot, niimoodi. Aga ma vist panen need soojad sokid jalga. Plätjudega. Ja plätjudega kujutad sa ette, mul on pikad püksid. Mul on sellepärast, et mu varbad külmetavad. Aga sa panid mulle ainult ühe piltema soki kaasa. 2 oli, et see kindel või? Ma päris ei oleks nii kindel. Okei, ma ei tea, mul võib-olla siis autos äkki kusagil vedeleb, ma ei tea, meie auto näeb välja nagu mingi sitamaja hunnik. Tead, mis kõige masendav on see, et meil tuleb veel megapikseid fucking koju tagasi. Mis on nagu meeletult keeruline. Aga ma usun, et kui ma mingisuguseid neid normaalselt söögipeatusi teeme, siis ei teki sükest. Kui me saame mingi umbes kell nagu 9 me vaevalt liikuma saame, 10, 11, see oleks päris hea ju. On jah? Siis me ju saaksime ju normaalsel kellaajal koju või? Ja ega me sealt kohe varsti jõuamegi turule 8 minuti pärast ja siis me oleme otsima kusagil, mida saab süüa. Ja keegi saab kohvi juua, mina ei tohi kohviini juua. Päris siit, kuigi tahaks. Äkki seal matšad. Ma väga kahtlen seal sukust asja. Ma loodan, et seal süüagi on. Nüüd esimese turuhoone läbi, aga ma vist läksin väga valesse kohta seal, kus on hulgimüük. Et jah, me nüüd sõidame nüüd ümber üle või mis iganes ja siis vist saame nagu õige maja juurde nüüd. Et aga muidu oli küll päris normaalse sõideid, vähemalt tundus olevat, et on. Seega ma ei tea, vaatame, kas midagi saab. Ka ma usun, et ikka saab. Süüa tahaks ikka endiselt.
nii, me nüüd liigume minema siit turult sellepärast, et me oleme minema siit lihtsalt. Kui hiidlased raisk. Jah, täiesti nagu haige lihtsalt. Ma nagu... Me olime viimases fucking selles poes või mis iganes. Ja see mutt lihtsalt hea, et kuradi ma katki veel ei löönud selle fucking karbi, mis ma võtsin. Ta läks nii närvi. Ma olin nagu mingi, mida vittune. Täiesti haige muttne. Persene. Hüppas talle raisk, et ta ei osanud eesti keelt, ei vene keelt, inglise keelt vaevalt. Ta nii ja naa rääkis inglise keeles. Paar sõna rääkis. Läks veel närvi selle peale, me küsisime ta käest midagi. Saate aru või? Siin on pangaautomaat. Jah. Mis see number 6 maja müüb? Mitte midagi, kinni juba. Ei, midagi ikka müüb ju. Hiljaks oleme jäänud ikkagi. Ja, aga nüüd me läheme Pepkosse shoppama. Sest et me turul, mis ma sain endale aluspesu sain ainult. Siin on see kaart. Aluspesu sain ainult ja siis lastele saime mänguasju. Et noh, seegi hea. Ja siis ma... tahab nagu midagi arva. See ei saa välja. Mida vittu? Näe, see vennikja tuleb. Mida sa tahad? Türa, söö ära see paar. Reimi, sa paned? No totalpilet. Issand jumal, ta pani kvartalipiletit vist. Ei ole ikka kvartal, taskupilet. Sa andsid mulle selle. Mida ma ütlesin siin samas on? Mida perse? Oh my god, kui häbi. Tere hommikust maailma. Küll. Vot. Jah, hästi. Aga me nüüd sõidame vaatama. See, mis ma jäingi rääkimata, oli see, et ma sain mingisugust 2 toodet meile Meripeliga proovimiseks sinna uude vlogi. Ja et ma arvan, et me läheme kuhugi tsentrumisse, siis vast siis me saame veel lisaks midagi. See cash carry või mis iganes see veel oli, on ju. Vaata, seal tuleb seda vaadata Dealsi. Poodi Dealsi. Jaa, Carrefour. Ja vaata, seal oli see pood Deals, kus me saime päris heade hindadega asja. Et jah, me siis vaatame, uurime, kuidas me mis. Meie saime lõpuks suua. Käisime seal samas bistroos, kus me eile olime. Seal oli suhtuk, odav. Sai normaalselt nagu, mitte päris. Ma ütleks keskmiselt odav ja pigem keskmiselt odav. Et kõhu sai nagu täis praegu mingiks ajaks. Vot. Ja siis me nüüd suundume ikka endiselt sinna kaubanduskeskusesse. Meil on circa 131 kilomeetrit sõita. 4 tunnikese natukene sõita. Vot niimoodi. Aga me siin mõtlesime natukene, et mis teie muidu arvate sellest, kui ma hakkaks XXL suuruses ja suuremalt, ma ei tea, võib-olla 3XL ja hakkaks riideid müüma Poolast. Ma ei tea, mis te arvate sellest, võite kirjutada selle arvamuse. Poolast. Pidin korra katkestama, sest et elukaaslane oli nagu, ära räägi, et Poolast. Kus? Ei, anna tagasi. Aga jah, ei ta üldse ei oleks aru saanud, miks ma selle ideele tulin üldse. Ok, oli naljaks. Aga see on ikka naljakas. Peaks vaatama, palju meil kilomeetreid on koduni jäänud. See on uudne. Tahaks magada, ma oleks põhimõtteliselt magama jäänud.
praegu, kui me sinna Bistroosi sõitsime. Aga laadna, teate, ma tegutsen siin natukene. Nii et me käisime vahepeal siin poodides, täitsa unustasin kaasa võtta, sest et me alguses läksime Teelsi, siis me otsustasime, et me tahaks vetsu minna, siis me läksime üldse kuhugi teise kohta, pidime sõitma, sellepärast, et seal ei olnud. Tulime tagasi ja siis me juba läksime sinna, mis selle poe nimi A-tähega oli? Action või vist mingi Action. Kikk on mõttetu meie arvates, no vähem minu arvates, ma ei hakka ütlema meie, ma ütlen minu, sest et no mina ei tea, võib-olla me olime lihtsalt sellises kikis. Aga see Action on nagu a la meil on magasin. No vähemalt mina võrdleks seda. Et ma sõin endale uue seljakoti, nii lahe. Ja siis ei tea, ma võin unpaketti teha, aga see tuleks mingi eraldi vlog, kindlasti mitte see, sellepärast, et siin on liiga palju juba materjali, et ma võin teha unpaketti, mis ma siis Poolast sain. Et maiusi ma ei näitaks pigem, sest et muidu on igav. Seda ma näitan juba siis, kui ma saan Meribeliga koos teha video. Ja. Võt, aga praegu me sõidame Leetu, Kaunasesse, Teposse. Meie äpsukasel on vaja kassiliiva, sest et äpsukassiliiva ostatakse Tepost. Siis meil on veel paar judinat seal vaja. Ja siis on kodu. Siis on megatüütu, 6-7 tundi sõitu. Magada ka ei tohi. Siuke see ongi. Ilmselt ma teen mingi vlogi, lihtsalt vlogi. Videolõigu Tepos. Kui teis lihtsalt järgmine klipp on seal, kus ma ütlen teile aitäh ja kõike. Aga praegu ma ei ütle seda. Ma ikkagi loodan, et ma teen veel klippe. Ja. Nii, me oleme Kaunases Tepos. Kell on 6 õhtul ja me fucking jõuame üks läbi koju, no ilmselt kella 8 koju. Tits, noh. Päris tõsi. See on muidu seda. Võtsin endale suure paki. Ma loodan, et see on Parmigiano. Aga näksime nagu rott. No, ega midagi ei olegi. Ma lõpetan poole vlogi ära. Võib-olla. Ja, ma arvan, et ma lõpetan poole vlogi ära, sellepärast, et õhtul ma kindlasti enam ei viitsi. Aga ei ole tahtmis siin hakata midagi filmima või lõkasse. No. Ja. Nii, aga tehtat, et tulite vaatama. Ma arvan, see oli päris pikk teekond, aga meil on ka pikk teekond. Et kohtume siis juba arvatavasti, ma arvan, et neljapäeval. Ma loodan, igatahes kuhugi reisile me enam ei lähe, nii et see peaks olema. Ma praegusel hetkel see kuu me ei lähe, nii et mul nagu plaani järgi ma peaksin tagasi loksuma. Et 2 korda nädalas vlogid, just et nende ärasõitude pärast, küll Prangli, küll Piirissaares. Raske on. Hästi, aga kohtume juba järgmine neljapäev. Ja, bye! Ei saagi meist nii ruttu ära teatamisse. Me saime teada, et me oleme täis lambad ju. Poola ja Leedu vahel on 1 tunnine vahe. Me siis, kui me sõitsime Leedust Poola, siis me järsku vaatasime, mis asja, et miks see nagu kell on vale on ja samas vaatame telefonis on nagu õige on ja mõtlesin okei. No siis praegu ka sõitsime tagasi on ja siis istume autosse, tegelikult ma ütlesin ka eelmises klipis, et kell on 6 on ja et hakkab liikuma. Hakkasime Tepost liikuma ja vaatame, et mida hekki, et nagu minu käekellal on mingi vale kell, siis on või sellel autol vale kell, siis on telefonil vist õige kell ja siis küsin ChatGPT käest, et ja muidu Leedu ja Poola vahel on see 1 tund siis tagasi on siis Poolas. Normaalne, oleks me seda hommikul teadnud võib-olla,
oleksid et varem liikuma ka hakanud või vähem kusagil shoppanud või midagi. Aga noh, mis seal ikka.